Tere, kallid sõbrad, kallid idavirmased. Täna me oleme siin Sillamäe linnas. Sillamäe linn tähistab oma sünnipäeva. Palju õnne, Sillamäe linn. Ja täna meil on erikülaline Gert Kanter. Tere, Gert. Tervist. Ja suur tänu, et sa leidsid aega, et olla siin Sillamäe linnas, tervitada meie Sillamäe linna. Et täna meil oli väga palju erinevad üritused, kus Gert Kanter, meie olümpiavõitja, osalenud ja teinud väga palju sellised tõsised nagu tööd, autasustamised, kõned ja inimesed oli väga õnnelikult ja nüüd, et mul on paar sõnad, et me teeme selline väike intervjuu, et me saame oma järgijatele, et anda nagu selline informatsiooni. Ja kõigepealt ma tahaks küsida sinu käest, et millised sul on tunned, et kuidas käib nagu meie pidu, milline on nagu tunne, nagu võib-olla nagu selline sportlik vaade, võiks olla niimoodi. Esimese hooga muidugi palju õnne Sillamäe linnale. Aitäh! Aga teiseks kindlasti on ju näha, et isegi vihmapilved taandusid toreda muusika ja sportlike saavutuste taustal, nii et selles mõttes sellised üritused on alati väga, väga positiivsed ja nagu ma saan aru, see on siin juba 3. päeva kestab ja erinevaid rattavõistlusi, palliviskamisi on siin selle raames toimunud. Ja nagu ma kõnes rõhutasin, siis mulle teeb eriti rõõmu see, et tegelikult Sillamäe sportlikud tulemused on Eesti spordimaastikul tegelikult alati väga hästi silma paistnud, et olgu see siis käsipall, jalgpall, kergejõustik, ujumine, male ja iluvõimlemine, et tegelikult neid spordialasid on väga-väga palju, millega siin kandis tegeldakse, nii et selles mõttes ainult rõõm ja tahaks loota, et ka noored treenerid leiavad tee siia Sillamäele, et nagu ma saan aru, et järgmisel aastal on ka valmimas taas siis rekonstrueeritud staadion. Ja projekt. Selles mõttes ma arvan, et võimalusi sportimiseks on tegelikult täitsa piisavalt. Pigem on vaja leida neid noori ja juhendajad, kes tahavad siis ärasilmselt neid noori juhendada. Super ja kõik te teate, et järgmisel aastal 1. juuliks, et Sillamäe linn saab endale uue staadionile ja siis kui mul on võimalik, et kutsume sind ka osaleda ja et kui see suur asi nagu saab nagu valmis, kuna inimesed siin väga ootavad ja tõesti, et Sillamäe linn on väga sportlik linn ja siis tõsiselt, et me saame ka nagu edaspidi hakkama ja mul on see teine küsimus, et millised nagu siis, et Eesti Olümpiakomitee prioriteetid, et selle nagu üldse nagu järgmiseks aastateks, et ütleme niimoodi, et eks meie, kui me vaatame tippspordi vaatest, siis selge see, et meie põhiprioriteet on meie sportlasi võimalikult hästi toetada nende ettevalmistuses olümpiamängudele. Järgmisel aastal on juba siis taliolümpiamängud Milano Cortinas, aga eks siis ütleme niimoodi, et mis puutub võib-olla lähemalt Sillamäed, on siis see, et 28. aastal on suveolümpiamängud Los Angeleses ja kus Eneli teeb oma siis juba teise olümpiastardi ja selge see, et meie suured ootused ja lootused on kindlasti väga selgelt Eneliga seotud, et ta on meie üks selliseid medalilootusi ja eks me üritame kõik selleks teha, et teda võimalikult palju toetada selles, et tema siis püüdlused olümpiamedalile võiksid saada ka teoks. Super, ja aitäh selle vastute ees ja siis järgmine minu küsimus, et kuidas sa arvad, et kuidas on võimalik nagu teha selline koostööd, et näiteks, et kuna Eestis on väga palju erinevad maavalitsused ja väiksemad, suuremad ja kui me võrdleme näiteks, Sillamäe linn on väike kohalik omavalitsus, et kuidas, et Eesti Olümpiakomitee võiks nagu teha koostööd meie Sillamäe linnaga näiteks? Kindlasti ütleme siis sellise uue EOK vaade on see, et me üritame võimalikult palju erinevates kohtades kohal olla, et nagu seekordki oleme siin koostöös Eesti Spordi Olümpiamuuseumiga väljas, pakume noortele võimalus siis ühtepidi väiksematele joonistada, teha oma medaleid, aga samas on võimalik ennast panna proovile ka sellises sportlikus väljakutsus, et seal on selline reaktsioonisein ja muidugi selles mõttes alati on võimalik küsida autogrammi, teha pilti, et ma arvan, et see on tegelikult noortele väga tähtis, et näha siis oma sangareid, võib-olla nende keelt küsida ka küsimusi, et kuidas ise ühel päeval suureks tšempioniks saada, aga ma arvan, et eriti ikkagi noori kõnetab see, et kui keegi on siit samast kandist pärit ja kes on väga edukas, nii et selles mõttes ma arvan, et see, et Eneli on just siit pärit ja on jõudnud maailma spordikaardile, et see on tegelikult väga suur tunnustus nii Sillamäele kui ka kogu kohalikule kogukonnale. Aitäh ja siis mul on see viimane küsimus, et võib-olla selline soovitus, et Gert, soovita palun meie inimestele ja sportlastele selle nagu siis mingid soovitus, et palun.
No ma usun selles mõttes, et sõltumata siis noore või ka vana siis väljakutsest või sellest eesmärgist, et ma arvan, et kõige tähtsam on ikkagi selleks, et saavutusi saada, on järjepidevus ja kindlasti alati võiks olla ka ikkagi eesmärk, et ükski saavutus ei tule ilma selleta, kui me endale eesmärgi ei püstita. Nii et ma arvan, et olgu see siis selline tavapärane spordiharrastaja, tema peab endale seadma eesmärke ja ka noored, kes tahavad jõuda tippu, siis igal juhul eesmärke peab püstitama, unistusi peab püstitama ja siis tuleb ainult selles mõttes näha vaeva ja ütleme niimoodi, et ajalugu on näidanud, et need, kes piisavalt vaeva näevad, siis tegelikult ühel päeval tuleb ka see palgapäev ja tulevad need tulemused, nii et minagi usun sellisse töösse ja panustamisse ja läbi selle need tulemused tulevad, nii et soovitan kõigil selles mõttes mõelda võimalikult suurelt, siis tulevad ka tegelikult tulemused. Aga kallid jalgajad, et veel kord tuletan meelde, et täna me tegime intervjuu meie olümpiavõitjaga Gerd Kanteriga, et ma tahaks tänada, et sa leidsid aega. Tuletan veel kord meelde, et täna toimuvad Sillamäe linna merede päevad. Täna on viimane päev, täna on Sillamäe linna sünnipäev, täna on Gerd Kanter koos Eesti Olümpia- ja spordimuuseumiga siin kohal ja suur tänu, et sa leidsid aega koos meiega ja kindlasti, et tegelega spordiga ja saavutage oma eesmärgid. Aitäh, Gerd, sa tulid Sillamäe linna ja kohtumiseni. Igal juhul kohtume järgmisel aastal. Aitäh!